Tere ilusat pühapäeva hommikut. Me saame alustada Jumala teenistusega Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Ja kas pole tore, et on juba selline kevadine ja eile oli naistepäev ja tundub, et naistepäev ka on selline püha, mis juba kestab mitu päeva, algas juba reedel ja lõpeb täna, et me saime vendade käest lilleviie. Ja kas pole tore, kui meid meeles peetakse ja me üksteist teenime? Täna meile jagab Jumala sõna Muhu koguduse diakon Maiu Medri. Ta on väga põnev, ootame, mida Jumal tema südamesse on pannud. Ja veel, mis on äärmiselt oluline ka, et me oleme jõudnud paastuaja esimesse pühapäeva. Paastuaeg algas 5. märtsil tuhkapäevaga ja täna oleme jõudnud siis pühapäeva. Mis see paastuaeg siis on meie jaoks? Eks igaüks oma südames saab mõelda, et kuidas see aeg teda mõjutab ja kas üldse mõjutab, aga see on see, kus me mõtleme Kristuse kannatuse peale selleks, et me mõistaksime, ta kannatas just minu pärast ja igaühe meie pärast. Ja kindlasti on siin ka palju väliseid asju, mida me teeme, võib-olla natuke teistmoodi, aga mis on selle sisu? See on oluline, et me märkaksime võib-olla seda kiindumust, mis meil on tekkinud maailma asjade vastu rohkem, nende meeldivate asjade vastu ja mis võib-olla liiga palju haaravad meie aega, meie tähelepanu ja ehk pöörduksime siis sel ajal ka nendest asjadest rohkem uuesti ära ja pöörduksime Jumala poole ja tema tahte täitmise poole. Aga oluline on ka see, et me tunnetaksime sel ajal eriliselt, et Jumal on püha. Et me kogeksime tema armastust ja tema ligiolu ja see tema armastus ongi ju eriliselt just nähtavaks saanud selleks, et Kristus suri meie eest, ta kannatas meie eest ja see on tõesti, see on meie usu aluseks. Aga veel lisaks, et me ka ise muutuksime sel ajal, kui on selline paastu ja mõtiskluse aeg, et me kasvaksime heade tegude tegemises ja teenimises ja võib-olla õpiksime jagama seda, mis meile on meelepärane, ka teistega rohkem. Ja see on tõesti, see vajab õppimist, et see ei tule ka iseenesest. Nii et paastu ajal mõeldakse enam meeleparandusele ja patukahetsusele ja võitlusele kurjuse jõududega. Jeesus on kiusatuste võitja. Tema on võitnud kiusatused ja tänu sellele, et tema on võitnud, saame ka meie käia võidus. Ja ma tahaksin lugeda Jumala sõnast, me saame koos lugeda Matteuse evangeeliumi 4. peatükist 1. kuni 11. salmi. Siis viis vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata ja kui ta oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on. Sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga ei lööks vastu kivi. Ja Jeesus lausus talle, samuti on kirjutatud, sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle,
selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Siis ütles Jeesus talle, mine minema, saatan, sest kirjutatud on, kummarda issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis jättis kurat Jeesuse rahule ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda. Amen. Jeesus teab, millega me igaüks võitleme ja meie isa, meie issand Jumal, ta saatis oma poja kõrbesse, et selleks, et kiusatustega võidelda ja et tema oskab aidata meid, kes me oleme kiusatustes. Ja me saame tõusta, palvesse jääda ja ma palun, et ülistajad võivad ka lavale tulla ja meil on tulnud ka 2 eestpalve soovi, et võib-olla tunnete Melitat, kes meie koguduses ka käib ja eestpalve on tema eest, et ta on haigeks jäänud tõsiselt ja me palume talle tervenemist. Ja teine eestpalve soov on ühe mehe eest, meie koguduse õde palub, see on tema poeg, tal on südameprobleemid, et ta saaks ka tervendatud Jeesuse nimel. Ja isa, suur tänu, et me saame tulla jälle kokku, suur tänu, et meil on rahu, et meil on rahulik, me võime tulla rahus, issand, sinu rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, see on meiega koos ja suur tänu, et me oleme täna kogudusena jälle sinu ees, kõik koos, ühel meelel ja me toome Jumal sinu ette Melita, kes võitleb haigusega ja Jumal, sina tead tema muresid ja tema terviseprobleeme ka kõiki juba varasemast ajast ja nii. Aga Jumal, me palume talle täielikku tervenemist Jeesuse Kristuse nimel, et ta ihu saab terveks, see on täidetud sinu tervisega täielikult ja kõik need vaevused, mis tal on, Jumal, sina võid võtta need ära ja me palume täit tervist tema ihule Jeesuse nimel. Issand, õnnista teda väga. Me palume ka noore mehe eest, kellel on südameprobleemid, issand. Sina tervendaksid tema südame, issand. Sina oled südamete tervendaja ja Jumal, võta ka see noor mees ja hoia teda oma käte vahel ja hoia teda nii, et issand, et ta tunnetab, et see oled sina ja ta tunnetab, et ta süda saab täielikult tervendatud ja kõik tema ihu, tema hing ja tema vaim, issand. Jeesuse Kristuse nimel me palume. Jeesuse Kristuse nimel me palume. Suur tänu, Jumal, et sa oled oma poja saatnud meie eest. Issand, ja et sa oled meile andnud selle mõtiskluse aja ka ja selle vaikse aja, et me issand, saame pöörduda rohkem ja enam sinu poole ja lugeda rohkem sinu sõna ja olla sinu ligiolus, et sa näitaksid meile seda kohta, kuhu poole me liigume ja kuidas olla sinu ligi ja et me tunnetaksime sinu armastust täiuslikult otsast lõpuni. Tänu Jeesus. Ole väga armuline meile kõigile ja õnnista meid kõiki. Me palume tänase teenistuse sinu kätte, et sinu vaim liigub ja sinu sõna, issand, tervendab meid, julgustab meid ja tugevdab meid Jeesuse nimel. Amen. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, soovin sind näha. Soovin sind näha. Ava mu südame silmad. Ava mu südame silmad. Ava mu silmad, issand, soovin sind näha.
soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Sind näha kõrgeks tõstetud, säramas au hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, 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 näha kõrgeks tõstetud, säramas au hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Sind näha kõrgeks tõstetud, säramas au hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, 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 näha kõrgeks tõstetud, säramas au hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Püha, 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 soovin sind näha. Püha, 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 soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu südame silmad, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, Issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Sind näha kõrgeks tõstetud, säramas au hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, 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 näha kõrgeks tõstetud, säramas au hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Sind armastan, sinu arm ei lõpe iial. Iga päev olen hoitud su käes. Hetkel, mil ma ärkan, kuni heidan magama, laulan ma Jumal sinu headusest. Sind armastan,
Sinu arm ei lõpe iial. Iga päev olen hoitud su käes. Hetkesti ma ärkan, kuni heidan magama. Laulan ma Jumal sinu headusest. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Sind kuulan ma, läbi tule sulle järgnen ja kahtlustest oled lähemal veel. Sa oled minu isa, mu sõber oled sa ja elan ma Jumal sinu headusest. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Oma elu alistanud ma, nüüd annan sulle kõik. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Oma elu alistanud ma, nüüd annan sulle kõik. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Iga päev. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Laulan ma Jumal sinu headusest. Laulan ma Jumal sinu headusest.
kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Kummardavad inglid. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus.
öö ja päev me kiidame sind. Päeval 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 öö ja päev me kiidame sind. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Ja ükskord veel. Oled kõike seda väärt. Oled väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Listajatele ja me võime istuda. Ja Jumalale tõesti kuulub kogu au ja austus. Ja tema on headus ja armastus ja tema õigus on see, mis annab meile kõik selle, et me võime tema ligiolus elada rõõmus ja rahus. Aga nüüd meil on täna issanda surma mälestamine, me saame jälle teha midagi koos, tulla koos leiva murdmisele ja ma ütlen nii palju, et meil võib tulla leiva murdmisele igaüks, kes tunneb, et Jeesus on tema südames, Jeesus on tema issand, lunastaja ja päästja. Et te olete kõik oodatud. Ja me meenutame seda, mida ta on meie heaks teinud, minnes ristile. Ja ma tahan, et me loeksime, ma tahan lugeda prohvet Jesaja 53. peatükist 3-6. salmi. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav. Niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks, ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed.
aga issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Amen. See on see, mida Jeesus meie eest tegi. Ta võttis meie haigused, kandis meie valud ja teda haavati meie pärast. Ja ta tegi seda juba siis, kui me teda veel ei tundnud või me ei uskunud või me ei saanudki sellest kõigest aru. Aga meie süüteod, meie patud võttis Jeesus enese peale, et meil oleks rahu Jumalaga, et meie oleksime õiged Jumala ees. Ja 11. salmis on öeldud, et oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. Ja võib-olla mida enam sa tunned, et kuidagi patud on suured või see, mida ma olen oma elus teinud, on niisugune, et võib-olla Jumal ei suuda neid asju andestada. Aga siin on see koht, et kui sa tõeliselt igatsed seda vabadust, siis mida enam sa tunned võib-olla ennast patusena, seda enam Jeesus ootab sind, et puhastada. Ja seda enam ta on see võimalus siin ka täna, et tulla tema ette ja lasta ennast tõesti puhtaks teha. Nii, ja me oleme ühises osaduses koos õdede-vendadega ja me oleme koos kogudusena tugevad. Ja ma loen 1. Korintuse kirjast 11. peatükist 23. kuni 26. salmi. Sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi, et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Amen. Ja ma palun Aini siia ka, diakon Ain. Loeks lisaks midagi. Johannese 6. Jeesus ütleb sünagoogis õpetades, mina olen elu leib, mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina jään temasse. Nii nagu elav isa minu on läkitanud ja mina elan isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb minu läbi. Ja, kallis taevan isa, me täname ülistame sinu võrratu armu eest. Me täname, et sa saatsid meile eluleiba. Issand, sina tulid, tõid selle täiusliku ohvri, millele ei ole vaja midagi juurde lisada. Ja kes iganes sellest osa võtab, issand, see on poogitud sinu külge. Me oleme sinus ja sina oled minus ja sina oled isas. Me täname, issand, et siin me oleme ka lepingu osalised. Ja selles lepingus on kõik, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Seal on tervis, rahu ja rõõm. Sest me anname ennast sinule üle, issand, ja me täname ja ülistame sind, et sa pitseerisid oma verega selle kalli lepingu. Lasid oma ihu murda, issand, ja valada oma vere, et meie võiksime elada. Sina surid, et meie võiksime elada. Me täname selle eest. Me täname ülistame, issand, sinu vere eest ja sinu ihu eest, mis murti. Ja nüüd, issand, sa istud isa paremal käel
ja kes iganes on sind vastu võtnud koos sinuga. Tänu sulle selle eest. Armas Jeesus, sina lasid tõesti ennast peksta ja piitsutada meie pärast. Issand, et igaüks meist võiks olla vaba. Ja sinu veri, see on uue lepingu veri, uus leping, see on uut moodi, Issand. Meie elu kõigil on tänu sellele, et me sind oleme saanud tundma, et me oleme öelnud sulle jah, meie elu on uus. Ja see veri, Issand, see on valatud meie eest tõesti. Ja iga piisk sellest, Issand, see on nii väärtuslik. Ja me võime ikka ja jälle tulla selle juurde, Issand, et sinu veri on meid vabastanud. Iga päev me võime mõelda selle peale ja see on üks suur tänu, Issand. Ja igaüks, kes täna tuleb ka, Jumal, sa on õnnistatud selle vere läbi, sa on õnnistatud selle ihu läbi ja me oleme tõesti sinu lapsed, kui me oleme selles kõiges üheskoos. Jeesus, tänu. Amen. Ja te võite tulla. Puhasta oma vaimu tulega, kogudus, mis kutsub end sinu nimega. Põleta kõik ebajumalad, millega mind ümbritsenud tahes-tahtmata. Õpeta meid kuulama su häält, sest sina räägid uut iga päev. Puhasta oma vaimu tulega, kogudus, mis kutsub end sinu nimega. Põleta kõik ebajumalad, millega mind ümbritsenud tahes-tahtmata. Õpeta meid kuulama su häält, sest sina räägid uut iga päev. Võta, jah võta meie enda õiged mõttelaadid. Vormi, jah vormi oma armastuse tulessa meid. Võta, jah võta meie enda õiged mõttelaadid. Vormi, jah vormi oma armastuse tulessa meid. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Sinu teed. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Jeesus. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Et me näeksime,
nii, ja nüüd ma paluksin siia ette Sigridi, kes võtab täna kokku vabatahtliku ohvrianni. Aitäh! Tere hommikust kogudes! Mul on nii hea meel näha, et meid on täna siin nii palju. Ja võtame siis kokku vabatahtliku ohvrianni ja ma mõtlesin, et ma tahan teiega ühte mõtet jagada, enne kui me selle kokku võtame. Mul on hägusalt meeles mingisugune lasteraamat, mis ma kunagi lugesin, kui ma olin 1. klassis, Metsseast, kes tahtis kartulit maha panna. Ja ma mäletan seda väga hägusalt, aga ta ootas mitu kuud ja siis sügisel ta läks põllu peale vaatama ja seal ei olnud mitte ühtegi kartulit. Ja Metsiga oli nagu üllatunud selle peale. Ja õpetaja siis küsis meie käest, miks Metsiga kartuleid ei saanud. Ja õige vastus oli sellepärast, et ta ei külvanud midagi, ta ei pannud ühtegi kartulit maha. Ja ma siis otsisin selle muinasjutu üles Google'ist ja selle muinasjutu nimi on Metssea kartulipõld. Ja selle sisu kokkuvõte on umbes selline, et Metsiga tahtis kartulit kasvatada, ta jättis kartulid maha panemata, vaod sisse ajamata, muldamist ka ei teinud ja sügisel oli imestanud, miks kartuleid ei olnud. Et see on väga huvitav metafoor. Piibel ütleb ka, et kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see lõikab ka rohkesti. Ja kui me ei külva üldse midagi, siis ei ole ka midagi lõigata. Aga me ei pea kõik ühtemoodi külvama. Piibel ütleb ka, et igaüks andku nõnda, nagu süda kutsub, mitte kurvameelega ega sunniviisiliselt, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Ta ei taha, et me annaksime vastumeelselt. Ära anna selle tõttu, et teised annavad ka, või keegi siin ees ütleb, et andke. Igaüks andku nii, kuidas tema süda kutsub. Aga palvetame ohvrianni eest. Jumal, ma tänan sind sinu õnnistuse eest. Tänan sind sinu varustuse eest. Õnnista kõiki siin olevaid inimesi ja kõiki, kes on koguduse töösse külvanud. Tänan sind Jumal selle tarkuse eest, millega sa meid varustad, et kuidas seda raha targasti kasutada. Ja ma tänan sind, et sa täidad iga ühe vajadused ja ma tänan sind, et meil ei ole millestki puudust, sest sina täidad kõik meie vajadused oma rikkust mööda. Aamen. Ja nii kaua, kui korvid käivad ringi, siis loeme ette teated. Teisipäeval kell 19.00 on jätkuvalt G4 palveõhtu osadusgrupp siin kirikus. Ja kolmapäeval on palvehommik kell 10 hommikul, kes saab, võib tulla ja osaleda. Neljapäeva õhtul palveõhtu jällegi kirikus, siin on kell 19.00. Olete oodatud, kes soovib olla palves ja osaduses. Siis reedel on nüüd noorteõhtud märtsikuus 14. märtsil ja 28. See tähendab siis, et järgmine reede kell 19.00 on noorteõhtu. Pühapäeva hommikul on palvehommik kell 10 ja olete oodatud ka ülemisse tuppa palvesse enne teenistust. Ja jumalateenistus algab kell 11.00 järgmisel pühapäeval. Nüüd etteruttavalt veel sündmused. 21. märtsil on ülistusõhtu siin koguduses kell 19.00. Ja veelgi ette vaadates, siis 17. kuni 19. juuli toimuvad EKNK suvepäevad Lootuse külas. Kodulehel on info juba üleval, aga registreerimine veel ei ole avatud. Nii et saate mõelda selle peale, et seekord ei ole ööbimist seal koha peal nii, nagu oli Nelijärvel, vaid et igaüks peaks siis võtma telgi või siis seal läheduses vaatama kuskil öömaja ja tegelikult on praegu juba paras aeg seda öömaja hakata broneerima, sest et suvi on kindlasti tihe.
sellised teated ja nüüd on meil üks osa veel. Meil on üks sünnipäevalaps olnud eelmisel nädalal, 6. märtsil, Andrei Poljanov. Palun, sa võid tulla siia ette ja ma palun Eerika, et ta tuleks ja palvetaks ka Andrei eest vene keeles, aga me kõik saame oma käed tema poole suunata ja olla palves tema pärast. Andreist ma muidugi üle ei saa, ta on ikka nii kõva palvemees. Ja küll nii, et тебя не перепрыгнуть такой. Aga see, mis tuleb, see tuleb südamest. Отец, я благодарю Тебя за нашего братика, за брата. Спасибо Тебе, Господь, ой, что Ты прислал его к нам на радость. И спасибо, что Ты, Отец, любишь его, что Ты заботишься о нем, что Ты одарил его. Я прошу с благодарностью Твоей мудрости ему и долготерпения, и прошу, утешь его в эти нелегкие дни. Аллилуйя. И пусть, Отец, благость и милость следует все его дни, сколько их у него осталось. Аминь. Спасибо, дорогая церковь. Aitäh, kallis kogudus. Ja nüüd on aeg, et ma kutsun ette Maiu, kes jagab meile Jumala sõna täna. Aitäh! Jah, milline rõõm on jälle siin olla. Kuigi jah, olen võib-olla teisest kogudusest ja ma tervitandigi teid kõiki praegu Muhu kogudusest. Kuigi jah, ma olen ka siin koguduses töös, aga ikkagi see fookus läheb rohkem kahjuks jah, Muhu kogudusse. Ja kõigepealt ma tahaksingi palvetada. Isa, ma tänan sind. Isa, ma tänan sind selle kauni pühapäevase hommiku eest. Ma tänan selle imelise ilma eest. Issand, ma tänan selle imelise kevade alguse sära eest, issand. Ma tänan sind selle iga inimese eest, keda sina nimepidi oled täna siia kutsunud. Tänu sulle, issand. Issand, ma tänan selle sõnumi eest, mida sa annad sellele kogudusele, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Et sa iga ühe südant saaksid puudutada eraldi, issand. Üles tõstes, kinnitades, et sina oled, issand. Et sa jätkuvalt oled troonil. Ja et iga üks, kes appi hüüab issanda nime, see saab päästetud. See saab sõnumi tema käest. Tänu ja kiitus sulle, issand. Ja las see sõnum, see tänane sõnum tuleb otse sinu käest, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Jah, tõepoolest ma tervitan nii iga
inimest, kes on täna siia jõudnud, kui ka neid, kes kuulavad Pereraadios järgi seda jutlust. Ma tervitan teid Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Muhu koguduse poolt. Kuigi jah, meie kogudus on üsna väike, me oleme ikkagi tegutsenud seal, tahtnud viia ka seda nelipühi tuld sinna Muhu saarele. Ja suur rõõm on tõesti olla täna siin. Ja kui teise koguduse inimene, ta tulebki teise kogudusse jutlustama, siis ta tuleb kui teise koju. Ta ei saa olla lugupidamatu. Ta ei saa olla kuidagi ennast täis, kohe kindlasti mitte. Ja kui me loeme piiblit, siis see, mida Jeesus ütleb oma jüngritele, üldse ka selle tähtsuse osa pealt, et siis see ei ole nii, nagu maailmas on kombeks. Et need, kes on kõrgemal seisvad, need peavad kuidagi vaatama ülevalt alla teistele. Pigemini on vastupidi. Jeesus näeb seda kõige pisemat. Jeesus näeb, et tema vajadused oleksid kaitstud ja rahuldatud. See on see Jeesuse sõnum. Ja kui Jeesus oli ka, jagas esimest korda sünagoogis, siis ta ütles ju, et pimedad saavad nägijaks, vaesed saavad rikkaks, vangid saavad vabaks. See on Jeesuse sõnum. Ja ma olen ikka palunud Jumala käest seda sõnumit, ka sellele kogudusele sõnumit. Ja kui ma mõtisklesin kõikide nende teemade üle, siis kuidagi tõusis esile see sõnum, et Jumal teeb siin midagi uut. Aga see, mida te näete toimumas, see on eelkõige Jumala tehtud töö. Ja teinekord me vaatame nagu, et inimesed nagu oma töö ja sellise oma isiksuse või kuidagi selle välise vormiga saavutavad midagi, siis Jumala silmis käivad need asjad natukene teistmoodi. Jumal näeb seda, mis on inimese südames. Ja see, mis võib-olla keegi on pidanud läbi käima, see kõik tuleb kasuks. Tal on olnud oma eesmärk kõige selle jaoks, et me ei pea kartma seda. Ta räägib sinu südame vastu. Kuula ära see, mida tema räägib sinu südame vastu. Eelkõige ka see, mida ta kutsub sind tegema. Kui Jumal kutsub midagi tegema, siis ta annab ka varustuse, sest meie oleme tema teenijad. Ja kõigest sellest peabki välja paistma see, et Jumal on kõige selle taga. Mitte et meie inimesed, vaid et Jumal. Sest kui me vaatame seda perspektiivi, kuhu meid kutsutakse, meid ei kutsuta kuidagi aulised olema maailmas. Jeesus isegi ütleb, et te olete põlatud, te olete tagakiusatud. Kui Paulus kuulutas Jumala sõna, siis nii mõnedki langesid ta kõrvalt ära, sest see tee, mis mööda ta käis, ei olnudki teinekord auline. Ta sai piitsahoope, teda mõnitati. See on see perspektiiv. Kui me vaatame kõiki apostleid, kuidas nad elasid Jumala kartlikkuses. See, mis nendes õhkus, see oli Jumala valgus.
aga maailm ei võtnud seda valgust omaks. Ja need apostlid, kuidas nad lõpetasid oma elu? Me ei pea kartma seda, sest me oleme tõepoolest kutsutud ära pimeduse riigist valguse riiki. See on see sõnum, mida me räägimegi inimestele. See on see sõnum, mida pimedus ei võta vastu. Kuid iga kord, kui meie lähme kuskile ja isegi oma kohaloluga, kui püha vaim on meie sees, kui valgus on meie sees, isegi siis, kui me lähme sinna, siis on see valgus meiega. Olgugi, et pimedus ei taha seda vastu võtta. Ema Teresa on öelnud, et evangeliseerige 24/7. Kui vaja, kasutage sõnu. See on sinu sees. Jumal räägib sinu südamesse. Ja kui pastor Alur palus mul jutustada, siis ma küsisin ka tema käest, et mis see sõnum võiks olla, mis teemaline. See kogudus on tegelenud väga tõsiselt ja südamest lõimumisega. Ja mis see lõimumine siis on? Me käisime koos ühel kursusel aasta tagasi. See oli päris põhjalik kursus. Ja see üks osa seal, see lõimumine, tegelikkuses ta hõlmab iga valdkonda, mis koguduses tuleb ette. Me ei saa fokusseerida ainult inimestele, kes tulevad väljast, vaid need ka, kes on juba koguduse liikmed. See lõimumine, ta ongi pigemini, kuidas me igaüks oleme osa sellest kogudusest. Matteuse 28, 19-20, ma usun, et see kirjakoht on meil kõigil peas. See on see suur missioonikäsk. Minge siis, tehke jüngriteks kõiki rahvaid, ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. See on see, mis on meile Jeesus jätnud. Ja kui püha vaim on sinu sees, siis ma usun, et see on ka sinu südame kutsumine. Ja tõepoolest, see ei tähenda alati seda, et sa lähed tänavale kuulutama. See ei tähenda, kui sul on selline kutsumine, siis tõesti ma õnnistan sind. See ei ole kerge. Aga kui see on Jumala poolt sinu kutsumine, siis jah, et see täna, mis Veljo ka jagas ühes osaduses, et kui ma ei kuuluta evangeeliumi, et siis häda mulle. Ja tõesti see kutsumine, mis on igal ühel. Ja selle kutsumise tegelikkuses annab Jeesus Kristus, kes on koguduse pea. Ja sageli need raskused ka, millest me läbi lähme, see on kui kinnituseks. Et ma saaksin teada, mis on minu sees, kes on see, kelle kohta Piibel ütleb, suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Kuidas ma saaksin seda siis muidu teada, kui ma ei rakenda seda? Jumal tahab näidata meile, kes see on siis see meie sees. See, kes on suurem. Et me ei peaks kartma seda, kui me jäämegi raskuste sisse. Aga Jeesus on öelnud Matteuse 16, kõigepealt Matteuse 16, 18.
ja Jeesus on öelnud, mina ehitan oma koguduse. Tema ehitab. Ja mina ütlen sulle, Peetrusele siis, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ehitan ma oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Seda Jeesus ütleb Peetrusele ja ütleb, et Peetrus sellele kaljule. Kuid kui me loeme, mis kalju see oli, siis võtame natukene ettepoole. Matteuse 16–17. Siimon Peetrus kostis. Sina oled Messias, elava Jumala poeg. Ja Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Mitte Peetrus ei olnud see kalju või see kivi, mille peale Jeesus ehitab oma koguduse, vaid see ilmutus. See, mida isa annab taevas, see, mille kohta Jeesuski ütles, ma teen seda, mida ma näen isa tegevat. Ja samas, kui meie ei kuuluta, kui me ei võta kuulda seda sõnumit, mida ta on meie südamesse pannud, ja see läbikatsutud sõnum, kui me ei räägi sellest, siis inimesed ei tea ka. Kui me vaatame, kuidas meie siia igaüks oleme sattunud, tõepoolest, võib-olla sattunud, mõni arvab, et ma olen siia sattunud, aga sa oled kuulnud kellegi käest, sa oled kuulnud seda sõnumit kas raadiost, ja praegu on kristlik meedia, kõik on kättesaadav, kas keegi on pannud sulle väikese sellise traktaadi taskusse või on sõber sinuga rääkinud lihtsalt. Sest nii nagu me oleme siia maailmasse sündinud lihalikul moel, nii on inimesel vaja ka seda vaimulikku uuesti sündi. Sest meil tõepoolest ei ole võitlus siin maa peal liha ja verega. Ja isegi koguduse sees me arvame teinekord, et kui meil tekib mingisugune võib-olla lahkheli või ka konflikt, siis arvame, et mul on selle inimesega konflikt. Jumal on kutsunud meid lahendama neid konflikte jumalikul viisil, see on tema viisil. Kui ma rakendan seda mõtteviisi, mis Jeesus meile jättis, me oleme rahutegijad, me oleme need, kes kurja võidavad ära heaga. Me oleme need, kes toovad valgust pimeduse riiki. Me ei saa seda teha omast jõust. Ja kui need väikesed konfliktid või väikesed asjad alguses, kui ma õpin nende kaudu reageerima mitte oma inimlikul moel, vaid nii, nagu Jumal või nagu Jeesus on öelnud. Need võivad olla väga väikesed asjad, aga väikesest kasvab suur. Kui me oleme kutsutud olema ka Jumala riigi kodanikud, see uuesti sündinud inimene, ta on imeline, ta on imeliselt armas Jumalale, kuidas Jumal teda hoiab ja kaitseb. Aga Jumal ka õpetab teda. Me oleme kutsutud oma taevase isa kuningriiki. Me oleme kutsutud suhtlema oma taevase isaga. Tema on see, kes meid kasvatab. Tema on see, kes meid julgustab.
ja need on need väikesed sammud, mille kaudu me õpime Jumala riigi toimimist. Ja me õpime ka, kuidas armastuses kasvada. Ja Jumal ei ole jätnud ainult seda näilist või see silma ees olevat maailma. Ta on jätnud selle vaimuliku maailma ka. Jumala sõna ütleb, et mida me siin maa peal seome, on ka taevas seotud. Mida me maa peal lahti päästame, on ka taevas lahti päästetud. Ta on andnud selle meie kätte. Ja kui me nende väikeste asjadega ei õpi, kuidas kasutada seda väge, siis ta ei saa anda ka neid suuri asju. Sellepärast me ei pea kartma, kui mingisugune katsumus või mingisugune raskus meie ellu on tulnud. Kui ma rakendan seda jumalikku mõtteviisi selle lahendamisel, kui ma hoian oma silmad Jeesuse peal kõige selle olukorra kestel, siis tuleb ka jumalik lahendus. Kui ma hoian oma silmad inimlikel asjadel, siis tuleb inimlik lahendus. Aga Jumal tahab tõesti, et me oleksime need valguse lapsed. Et see, mis tema on meile andnud, et see tuleks esile erilisel moel. Ja nii ta on jätnud meile selle sama kuningriigi ka natukene teisel moel, kui me tänapäeval neid kuningriike näeme, kus kuningas on kõige kõrgemal, kuidas ta juhatab vägesid. Aga tema on jätnud meile teistsuguse kuningriigi. Kuid see kuningriik, ta toimib teisel viisil, aga see kuningriik, ta tõepoolest paneb võib-olla asju paika teisel viisil. Me oleme Jumala lapsed ja usus välja astudes me näeme neid olukordade lahendusi. Usus astudes vee peale. Kunagi ammu, kui ma tulin usule, siis Jumal andis mulle pildi vaimus. Kunagi, kui Iisraeli rahvas oli kõrbes ja nurises Jumala ees, siis tulid maod ja tulid skorpionid neid salvama. Ja palju inimesi suri, palju inimesi hukkus. Ja siis käskis issand Moosesel teha vaskmao, mille peale inimesed pidid vaatama. Ja need on need olukorrad ka, milles meie lähme läbi. Kui maailm salvab, kui probleemid on, kui sa pead kogema mingit valu, kui sa pead kogema ülekohut, see kõik teeb haiget. Aga kui ma hoian ikkagi oma silmad Jeesuse peal, kui ma hoian ikkagi oma silmad selle peal, mida Jeesus ütleb mäejutluses, et meie õigus peab olema suurem kui variseredel ja kirjatundjatel. Kui ma hoian oma silmad selle peal, et ma otsin Jumala tahet ja seda jumalikku sekkumist oma ellu, kui ma hoian oma silmad selle vaskmao peal, mida ütleb issanda sõna? Ütleb, et
nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukuks. Aga see on teekond, et ükski, kes temasse usub, ei hukuks. Jumala sõna ütleb, et ta andis meelevalla saada Jumala lasteks. See on mingi protsess. See on protsess meie sees, millesse ta on meid kutsunud. Ja lõimumise üks osa on ka see, et kuidas need inimesed meie koguduses ja kõikides teistes koguduses, kes on Jumala poolt kutsutud, kuidas nad leiavad just nimelt selle tee, kuidas nemad oma olukordadest läbi läheksid. Sest igalühel meil on oma olukord. See, mis ühe inimese jaoks on väga väike asi, see võib olla teise inimese jaoks väga suur probleem. Selleks ta on kokku kutsunud selle koguduse, et üksteist aidata, üksteist julgustada ka, aga näha ka teise probleemi ja teise probleemi lahendust läbi Jumala silmade. Me püüame, üsna tihti on meie silmad selle inimese välise probleemi peal. Et tee nii, nagu mina teen, siis sul on kõik hästi. Aga see ei ole nii. Me oleme kõik väga-väga erinevad. Ja nii nagu jutlused siin on ka kõik väga erinevad. Igaüks toob selle, mis Jumal on andnud tema südamesse. Jeesus Kristus suri meie eest, ta suri ristil meie eest ja ta ütles ristil, see kõik on lõpetatud. Mille ta lõpetas? Mille ta avas meile? Millise tee? Seda me kõik avastamegi siin, keda Jumal on isiklikult kokku kutsunud meid siia ja ta nimepidi ju suhtleb meiega. Ja sellepärast ei saa me inimlikul viisil neid probleeme lahendada. Kolmapäeva hommikuti me käime siin koguduses kohvikuruumis, me käime palvetamas. Ja see palveosa on täpselt samamoodi. Jumal räägib inimese südame vastu ja ta kutsub inimese palvesse. Teinekord tõesti inimene tuleb probleemiga. Ja ka siis Jumal ju võtab ta vastu. Jumal on kutsunud meid, et me läheme tema ette, isa ette oma asjadega, oma kõigi asjadega. Hiljuti ma isiklikult võib-olla tegelesin ühe probleemiga. Täna oli ka üks väga hea sõna alguses, kuidas Jeesust kiusati kõrbes. Lihaimu, silmaimu, elukõrkus. Need on igapäevaselt meie siin maailmas täpselt samamoodi. Me peame tegelema nendega. Hingevaenlane tuleb oma pooltõdedega sind kiusama. Aga kuidas sa tead, kuidas vastata, kui sa ei ole otsinud Jumala ligiolust neid sõnu, mida tema sinule on andnud? Kui me tuleme Jumala juurde, siis me ei ole kohe targad. Meil on vaja kasvamist. Ja see lõimumine ka, ta on protsess. Ta on protsess, kuhu Jumal on meid kutsunud. Seda me ei saa hoida inimest kinni koguduses vahendeid valimata või see on meil eesmärgiks omaette. Kui ma mäletan iseenda tulemist Jumala juurde, siis see oli väga-väga pikk protsess. On inimesi, kes jõuavad väga hilja ka
Jumala riigi nii-öelda kaitsva tiiva alla, et nad võtavad vastu Jeesuse Kristuse oma päästjaks. Mõnel võtab see aega, mõnel võtab vähem aega. Ja loomulikult ma mõtlen, et kui alguses kohe, kui ma kuulsin seda sõnumit, miks ma ei saanud seda vastu võtta? Miks ma pidin esitama ühele tütarlapsele palve, palun palveta minu pärast, et ma saaksin usklikuks? See on teekond. See on palveteekond. Ja siinkohal mul tuleb ka meelde Yoggi-Cho raamat, kuidas tema õpetas palvetama inimesi, kuidas palvetada kogudusse inimesi. Ja teinekord me mõtleme, et see on vale, et miks ma palvetan kogudusse inimesi. See ei ole vale. Jumal tahab, et iga inimene tuleks tõetunnetusele. See on tema soov. Aga nagu Paulus, ta toob esimeses Korintuse kirjas välja selle teema, et kogudus on kui Kristuse ihu. Ja kogudus ongi kutsutud kui olema Kristuse ihu. Meie oleme tema käed, me oleme tema jalad, me oleme tema suu. Kui meie ei kuuluta, siis millesse need inimesed saavad uskuda? Meie oleme tema käed ja jalad. Jumal kutsub meid olema tema koguduses üks osa. Ja siin ka alguses, kui Jumal andis selle sõnumi, et ta tahab teha midagi uut. Ta teeb midagi uut. Ja mul on ka mõned kirjakohad, mida ma tahaksin võib-olla ette tuua. Esimese Korintuse 12. peatükk, 15. salm, et kellel on piiblid kaasas. Kui jalg ütles, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas sellepärast ei kuulu ihusse? Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? See on, et kui me liiga vähe endast arvame, et kätt ei ole vaja kogudusse, käsi on vaja kogudusse. Me ei tohi liiga vähe endast arvata. Kui Jumal kutsub meid midagi tegema, siis ta annab ka varustuse. See varustus, see ei pruugi olla see, mida sa silmaga näed. See varustus ei pruugi olla ka see, mida sa arvad. See varustus võib tulla esile alles siis, kui sa oled usus väljastunud. Siis järgmine salm, 1. Korintuse 12:16. Ja kui kõrv ütleks, ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Me ei saa ka liiga palju endast arvata. Jumal on see, Jeesus on see, kes on kutsunud olema koguduses õpetajad. Tema on see, kes paneb paika kõik need ametikohad ka koguduses. See on tema töö. Ja kuidagi see sõnum, mis Jumal alguses andis, ka see aukartus tema ees, selle tema otsuse ees. Sest tema näeb seda, mis on inimese südames. Tema näeb seda, kuidas tõepoolest on inimene sulgenud selle ukse maailmale ja olnud issandaga kahekesi, küsinud tema käest nõu.
tema näeb seda. Ja samas me ei pea kartma, et ma ei tohi võrrelda ennast kellegi teisega ka, et ma ei pea kartma, et kui mul ei ole selliseid ande või andeid, siis ma ei kuulu kogudusse. See ei ole Jumala sõnum. Jumal kutsub meid olema sellistena, nagu me oleme ja kasvama temas. Aga tunnistades teda oma elu issandaks ja tunnistades teda koguduse issandaks, koguduse peaks. Tema on koguduse pea. Nii. Ja järgmiseks ma loeksin Pauluse teisest kirjast Timoteusele 2. peatükist ja 6. salmist alates. Siin Paulus räägib apostli ametist. Vabandust, mitte 6. vaid 20. salmist. 2. Timoteuse 2. peatükk, 20. salm. Aga suures majas ei ole üksnes kuld ja hõbehastjaid, vaid neid on ka puust ja savist. Osa on aulised, osa on autuks tarbeks. Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmis igale heale teole. Siin ta on andnud ka meile ühe osa, et kui me puhastame iseendid, ta on loonud meid kui astjateks, kuhu tema saab valada oma elava vee. Aga ta ütleb ka siin, et saab pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmis igale heale teole. See tähendab ka teiste aitamist. See tähendab ka neid tegusid, mis ei paista kunagi silma. Meil on muus üsna väike kogudus ja seal tuleb tegeleda kõigi asjadega korraga vahel, sest meid on vähe. Ja see töö ei paista sageli silma. Ja nüüd need koguduse liikmed ka, kes teevad ja nende töö ei paista alati silma, siis jah, kujutage ette, kui neid ei oleks. Me paneme tähele neid inimesi sageli alles siis, kui see inimene on kuidagi kas ära langenud või mitte ära langenud, vaid kas temaga on midagi juhtunud. Alles siis me näeme, et see valdkond on täitmata. Me näeme alles siis, kui temaga midagi on juhtunud. Aga need inimesed on sageli just kõige tähtsamad. Ja see hommikune palveosadus, mis kolmapäeviti meil siin toimub, ma usun, et see palveosa on üks väga-väga tähtis osa. Me näeme neid tulemusi alles siis, kui need palveinimesed on ära kadunud, kas nad on ära väsinud. Me näeme seda puudust alles siis. On oluline igal inimese, iga kristlase usuelus see palveosadus Jumalaga. Aga koguduses on oluline ka see palveosadus, see ühine palveosadus, kus kõik saavad üles ehitatud ka, aga saab ette tuua, Jumala ette tuua ka need palved, mis on koguduse ülesehitamiseks vajalikud. Sest kuidas saab siis Kristus olla koguduse pea, kui me ei tea, mida ta tahab? See on üks palve osa.
kus toimub ka see astjate puhastamine. Võib-olla, et astjate puhastumine ka, et seda võiks ka niimoodi nimetada, et me oleme koos temaga. Me laseme sellel elaval veel läbi iseenda voolata. Ja kui me kujutame ette ühte tormist jõge, mis voolab meist läbi, siis see ei vii kaasa, jah, ta ei too ainult seda tormist vett, vaid ta viib kaasa ka midagi. Ta viib kaasa selle sodi, ta viib kaasa need ebavajalikud rahnud isegi. See on see elav vesi, mida ta teeb meie sees, kui me laseme Jumalal läbi iseenese voolata. See toimub siis, kui inimene on andnud iseennast Jumala käsutusse, ükskõik mis töös, mis on Jumal tema südamesse pannud. See toimub siis. See toimub palves, kui inimene on palves Jumalaga kahekesi. See toimub ülistuses, kui koguduses ülistatakse. See toimub ülistuses, kui sa ülistad kodus. See toimub siis, kui sa oled Jumalaga kahekesi. Ja see jõgi voolab läbi sinu. See toimub siis, kui sa tunned, et Püha Vaim on sinuga. See toimub siis, kui sa tunned, et Jeesus otse kui paneb oma käed su õlgadele. See on osa, mis meile on antud kristlastena. See on see lähedus temaga, see on tema isiklik julgustus, mis toimub palves. Ja ka see pilt, millest võib-olla sel aastal on palju räägitud. Vaskmadu, vaskmao aasta. Et me hoiaks oma silmad vaskmao peal. Need olukorrad, millest me läbi lähme, et me hoiaks oma silmad tema peal. Valu teeb haiget. Kui keegi solvab, teeb haiget. Aga kus sa hoiad oma silmad? Kuidas sa reageerid? Jumala sõna ütleb, vihastage, aga ärge tehke pattu. Mida sa teed selle olukorraga? Kas sa lähed Jumala ette? Kas sa tood tema valguse kätte kõik need asjad ja lased temal tegutseda? Seda on raske mõista, et kuidas siis niimoodi, et see Jeesus, ta käis maa peal, ta läks meie pärast ristile. Kuidas ma suhtun sellesse, et temal on asja minu pattudega, temal on asja kõikide teiste pattudega. Aga mida ta ütleb oma sõnas? Jeesus ütleb, minu kätte on antud kogu vägi ja võim. See ongi kõik tema käes. Temal ongi asja kõige sellega. Ja muidugi ka see julgustus selles suures missiooni käsus, mida ta meile on andnud. Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ükskõik mis tuleb, tema on meiega kuni ajastu lõpuni. See on tema tõotus. Isegi kui me ei näe seda, aga just jälle see palve osa, olla temaga koos. Püüda paluda neid ilmutusi tema käest, püüda paluda neid kogemusi ka, et tema juhib sind sinu elus. Meil võib juhtuda palju asju, aga kui ma ei rakenda seda, mida Jeesus on öelnud, kui ma ei rakenda seda usus, paludes midagi Jumala käest ja oodates vastust selle põhjal, mida Jumala sõna ütleb, siis ei tule ka seda kogemust. Aga kuidas need olukorrad saaksidki tulla siis nägemisse,
kui me ei rakenda. Just rakendades seda, mida ta on öelnud. Jumal on andnud meile mõistliku meele ja väe vaimu. Me peame õppima ka seda väge kasutama, seda väge rakendama. Kui Jumal tahab teha midagi uut, ta tahab siin koguduses ka teha midagi uut, midagi, mis tõstab üles, midagi, mis ehitab üles. Siin on imelised töölised, keda Jumal on isiklikult kutsunud nimepidi. Kuula ära, mis Jumal räägib su südames. Kuula ära, kuhu ta sind kutsub. Ole julge minema ja astuma usus välja. Ole julge. Tema annab varustuse, sest ta on sind kutsunud nimepidi. Olgu see sõna julgustuseks igale ühele, kes täna siia on jõudnud. Olgu Jumala rahu meie igaühega, et me selle rahu sees kuuleks ära oma karjase hääle. Ja ma lõpus palvetaksingi. Isa, ma tänan sind. Sina oled issand. Sinu käes on kogu vägi ja võim. Issand, sina oled kutsunud need inimesed siia. Sa oled kutsunud nad oma tööle. Isa, ma palun, et sa tõesti valgustaksid meie igaühe südame silmad, mis tööks sa oled kutsunud meid. Ja kui suur on sinu armastus meie igaühe vastu. Sa oled tulnud, et päästa. Sa oled tulnud, et vabastada. Sa oled tulnud, et sinu nimi saaks austatud nende inimeste kaudu, issand. Sa oled valinud just nimelt nemad. Ja issand, ma tänan sind Jeesuse Kristuse nimel. Las sinu sõna olla iga inimese südames kui elav vesi, kui eluvee allikas Jeesuse Kristuse nimel. Las sinu sõna tõstab üles igat ühte Jeesuse Kristuse nimel. Las sinu sõna julgustab igat ühte, keda sa oled kutsunud oma tööle, issand. Ja tõesti, et sina, issand, ehitad oma koguduse. Sina oled koguduse pea. Tänu ja kiitus sulle, issand. Tänu ja kiitus sulle, issand. Aamen. Kui sõna läbi maailm loodi, olid sina sõna see. Ja maa peal käies ilmutasid Jumala auhiilguse. Pole nimedest kaunimad, kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest kaunimad, võrreldamatu sa. Pole nimedest kaunimad, kui nimi Jeesus. Meil tahtsid koduks anda taeva, kuid tulles taeva alla tõid. Su
armastus mu patus suurem. Ei lahuta nüüd miski meid, pole nimedest kaunimad, pole nimedest kaunimad, kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest kaunimad, võrreldamatu sa, pole nimedest kaunimad, kui nimi Jeesus. Pole nimedest kaunimad, kui nimi Jeesus. Surm sind ei võitnud, haud sind ei hoidnud, pattu sa vaigistasid seal. Taevas täis kiitust, su nimele austust, sa üles tõusnud kuningas. Pole sul võrdse, pole rivaali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nimedest. Pole nimedest võimsamad, pole nimedest võimsamad, kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa, pole nimedest võimsamad, kui nimi Jeesus. Pole nimedest võimsamad, kui nimi Jeesus. Surm sind ei võitnud, haud sind ei hoidnud, pattu sa vaigistasid seal. Taevas täis kiitust, su nimele austust, sa üles tõusnud kuningas. Pole sul võrdset, pole rivaali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nimedest. Pole nimedest võimsamad, pole nimedest võimsamad, kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa, pole nimedest võimsamad, kui nimi Jeesus. Pole nimedest võimsamad, kui nimi Jeesus. Pole nimedest võimsamad, pole nimedest võimsamad, kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa, pole nimedest võimsamad, kui nimi Jeesus. Võta kinga, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa. Vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõik ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuuleb,
puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tuultes. Vahel ajatu kohtab aega, aimad Jumala lähedust. Vahel piiritu ületab piire, tunned püha puudutust. Võta kingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa. Vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõik ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuule, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tuultes. Vahel põleva põõsa kombel kohtad Jumala palet sa. Vahel kuuled ta sõnatut kõnet, siis sind püha puudutab. Võta kingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa. Vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõik ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuule, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tuultes. Võta kingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa. Vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõik ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuule, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tuultes. Vahel segavad ekslikud mõtted, siiski issandat hüüan ma. Haaran kätest ja tunnen ta haava, taaskord püha puudutab. Võta kingad, sest maa, millel seisad, on püha. Püha on issanda maa. Vaata ja kuulata vaikselt, kuigi kõik ei suudagi mõista. Kummarda, sest maa, millel seisad, on püha. Kõneleb issand ja kuule, puudutab meid see kui vilja, mis on Jumala põldude tuultes. Võtame reipama loo veel lõppu. Ma tean, ta päästis mu, ta veri kattis paatu, usun ma. Kõik häbi ja valu, ta nimes on ära võetud, usun ma.
ma tean, ta päästis mu, ta veri kattis paatu, usun ma, usun ma. Kõik häbi ja valu, ta nimes on ära võetud, usun ma, usun ma. Tõstan võidulipu, sest issand on surma võitnud. Mu päästja elab, 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 mu päästja elab. Ma tean, ta päästis mu, ta veri kattis paatu, usun ma, usun ma. Kõik häbi ja valu, ta nimes on ära võetud, usun ma, usun ma. Tõstan võidulipu, sest issand on surma võitnud. Mu päästja elab, 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 mu päästja elab. Sa võtsid koorma, ma tõusen koos sinuga ja tantsin nüüd ma rõõmuga ja näen su riiki tulemas. Sa võtsid koorma, ma tõusen koos sinuga ja tantsin nüüd ma rõõmuga ja näen su riiki tulemas. Mu päästja elab, 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 mu päästja halleluuja, meie päästja elab. Aamen. Ja Jumala teenistus on lõppemas. Suur tänu ülistustiimile, kes meid nii võimsalt ülistuses juhib. Ja suur tänu Maiule selle tänase sõna eest, et tõepoolest see lõimumine on midagi väga palju enamat, kui me võib-olla esmapilgul aru saame. Ja me oleme astjad, me oleme õrnad astjad. Ja me võime tihti ka katki minna ja tihti oleme katki. Aga siin koguduse keskel me saame terveks, me saame tervendada üksteist läbi Jeesuse Kristuse. Ja see on suur õnnistus, et aitäh Maiu. Ja kohvik on avatud, kes peab ruttama, siis õnnistusi uueks nädalaks, mitte elunädalaks, tõesti ka. Aga ma ütlen õnnistussõnad meile ka veel kaasa.
issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu meie kõikidega. Amen.